sellest oli jutt pühapäevases evangeeliumis, kelle poole pöördus lesknaine ja alguses ta ei tahtnud aidata, aga lõppude lõpuks aitas teda. Ei ole Jumal. Tema ei ole Jumal. Jumal ei ole niisugune, kelle poole on vaja pöörduda, aga ta ei taha. Aga kui me kaua aega palvetame, pöördume, palume, siis ta lõppude lõpuks aitab meid. Ei, kindlasti see ei ole niimoodi. Me peame palvetama püsivalt kogu aeg, aga mitte sellepärast, et nagu väga tihti mõtleme, et kui me kaua aega pöördume Jumala poole, palume mõnedes asjades, siis lõppude lõpuks Jumal aitab meid, ta annab meile seda, mida me tahame. Jumal teab, mida me tahame, võib-olla paremini, kui me ise seda teame. Aeg-ajalt räägitakse ka sellest, olen kuulnud erinevaid jutlusi, et Jumal tahab uurida, kas me tõesti tahame seda, millest palume, ja just seepärast me peame kaua aega paluma. Aga ma ei usu, et niimoodi on. Jumal teab ka, kas me tõesti tahame või ei taha või ühel hetkel ma tahan, ja pärast juba ei taha. Jumal teab seda paremini kui meie. Miks siiski on vaja palvetada kogu aeg? Kindlasti sellepärast, et meil on õige ettekujutus, kes on tõeline Jumal. Et me ei räägiks iseendaga siis, kui me palvetame. Ja võib-olla üks ettekujutus, vale ettekujutus, see, et Jumal on nagu see kohtunik. Kui ma kaua aega palvetan, siis mina ise muutun. Mina pöördun Jumala poole. Ja võib juhtuda niimoodi, et kui ma olen Jumala lähedal just sellepärast, et ma palvetan, siis võiks tulla niisugune arusaam, millest ma pean paluma Jumalat. Mis on tõesti väga tähtis. Sellepärast, et me palume erinevatest asjadest, mis võib olla tähtsad meie jaoks just praegu, sel hetkel, aga mis ei aita meid kaasa meie teel Jumala juurde. Ja tänu nendele me ei ole päästetud. Seepärast me peame palvetama, aga palvetame võib-olla mitte niimoodi, et kogu aeg me midagi palume Jumalale. Aga me otsime lähedust Jumalaga, et me tahame, et tema tegutseks meie eludes, et me tunneksime, et tema on koos meiega. See on väga tähtis, et tuleks mingi arusaam, kes on tõeline Jumal ja kes olen mina. Mõtiskelgem oma palvete üle. Kas tõesti ma tahan otsida seda, mida Jumal tahab mulle anda, või pigem Jumal on mulle vaja ainult selle jaoks, et midagi annaks mulle seda, mida ma tahan. Jumal ise pole vaja mulle üldse. Ja võib juhtuda niimoodi, et kui keegi teine annab mulle seda, mida mul on vaja, siis ma hästi elan ilma Jumalata. Just see palve Jumal, näita iseennast, näita, et sa oled koos minuga, aitab kaasa, et mina saan sellest aru, kes on Jumal. Ma võtan ta vastu oma südamesse ja hakkan elama koos temaga.